Sügis surub oma kuldset kuube ühe tugevamini Eestimaa ümber, mis tähendab, et tuleb hakata otsi kokku tõmbama suuremate väliüritustega. Selle aasta saritalendid rajal on suutnud kõige kurja kiuste siiski hooaja kenasti läbi viia. Sarja eelviimane etapp arvult 5 leidis aset 25. oktoobril Põhja-Eesti Hobikaardimekas Laitse rallipargis. Taas tuleb rahul olla, sest päeva alustas 57 noort kaardispordihuvilist. Lõuna ajal sõidetud treeningiga kvalifikatsioonisõitude ajal oli rada veel natukene märg ja seda üritasid vältida kogenemud sõitjad. Eks selleski sarjas ole taktikal oma osa kaasa rääkida. Finaali alustava stardipositsioonide järjestuses Armin Kaar, Patrick Orvandi, siis Steven Markus Ojapõld, edasi Brian Nuuma, Patrick Õiemets, Andres Oopkaup, Rasmus Andreas, Kristo Kiviselg, Ruben Nathan Kubri. Juba esimene ring lööb rivi kapitaalselt segamini. Teiselt kohast startinud Orvandi teeb pirueti ja langeb rivi lõppu. Suurem osa sõitjate karvanis suudab suuremat kokkupõrget vältida. Ette läheb Kaar. Tagantaga tõuseb esikolmiku konkurentsi Kiviselg, kuid mitte kauaks. Väga tõsiselt hakkavad eitust pidama Steven Markus Ojapõld ja Õiemets. Just viimane näitab ennast väga targa sõitjana. 4 sõitjat on väga kinni 3 edasipääsu kohast. Ühel hetkel tõuseb 5. kohalt startinud Õiemets ise liidriks, siis Kaar ja Steven Markus Ojapõld. Ka nende vahel hakkavad vahed sisse tekkima. Ojapõllust hakkab maha jääma omakorda Kiviselg. Nii kogenud sõitjate konkurentsis enam muutus ette ei tule ja edasi C-finaali liiguvad Õiemets, Kaar ja Ojapõld. C-finaali esireja hõivasid Raimo Kaljuste, Miia-Gret Visberg, siis Kail Kriston Tuhkru, edasi Markus Jauk, Joosep Siniorg, Karl Riimann ja eelmise finaali parimad. Ka see sõit ei möödu viperusteta. Sõiduvajad löövad rea segamini ning mõnelgi kõrgel kohal startinu ja peab teiste püüdmist rea lõpuosast alustama. Markus Jauk annab tublit minna ja veab ennast selles virvaris liidriks, kuid eesotsas on väga tihe ja seal armu ei anta. Karl Riimann teeb tublit sõitu ja tõuseb järjest kõrgemale. Ühel hetkel on ta juba liider. Samuti on tagumise otsa sõitjates suutnud esikolmikusse rühkida Joosep Siniorg. Aga taas on korraliku sõitu tegemas sarja uustulnud Patrick Õiemets, kes on suutnud murda sõidu lõpuosas lausa 3. kohale. Ees kontrollivad sõitu Riimann, Siniorg ning lausa sõidu lõpuoles suudab 3. tõusta ka Õiemets. Niimoodi finišisse ka tullakse. B-finaal ees rajale minemas taas tuntud sõitjad, kes kogu hooaja vältel olnud tubli soos. Esirida Märt Valdmes, siis Aron Kivilo, Jürgen Laanso, Armin Rebane, Hans-Christian Novitski, Oskar Lukas Ausing ja loomulikult eelmisest finaalis selle koha välja teeninud kolmik. Kohe stardist läheb ette Kivilo. Valdmes langeb päris mitu kohta, teiseks tõuseb Jürgen Laanso. Nemad kahekesi suudavad kätte võidetud positsioone hoida. Seda ei saa ka väita ülejäänud võistlejate rivi kohta, kus muutusi tuleb sõitu arenedest pidevalt ette. Ühel hetkel rebivad nad jälitajate ees väikese vahe sisse, kuid hirmkõva sõitu teeb nende taga D-finaalist tõusnud Õiemets. Pikalt on ta 4. konkureerides Novitskiga, kuid vahetult ennem 10 minuti täitumiste rajal suudab ta tõusta 3. ja sellele kohale jääb ta kuni sõidu lõpuni. Novitski peab taanduma 4. Võidab B-finaali Aron Kivilo, teine on Jürgen Laanso ja ajalugu teeb D-finaalist alustanud Patrick Õiemets, kes tõusnud seega H-finaali. Ehk siis etapi suurte finaali olid juba koha endale kindlustanud Sten-Erik Sild, Kaur Koreinik, sarja üldliider Mattias Ojapõld, siis Gregor Tamme, Marta-Liisa Meindorf, Ramon Vlasjanko ning B-finaali esikolmik, kus siis eelviimaselt kohalt läks rajale Õiemets. Stardijärgselt annab kohe koha ära vaid Mattias Ojapõld, seda siis Gregor Tammele. Esirjas startinud saavad kindlalt minema ja suudavad oma kohti hoida. Sild hakkab teistelt vaikselt eest ära nihkuma. Koreinik suudab oma teist kohta hoida ja kenasti katta, seda tuleb teha ka Tamme rünnakute vastu, kuid ega loobunud pole ka Mattias Ojapõld. Tagantaga tuleb ilmse hooga Õiemets. Sten-Erik Sild suudab vahet suurendada ja ruuduline finišilipp tähistab tema võitu ning seega on taas uus nimi etapivõitjate nimekirjas. Koreinik ja Tamme paarist jääb siiski peale Koreinik. No palju õnne sulle, täna oli vist ikkagi sinu päev täiesti 100%. Jah. Et kuidas õnnestus see niimoodi korralikult ära teha ikka? Head taktikat on vaja. Head taktikat? Kui palju sa selle taktikaga tegeled igapäevaselt ja kui palju õpid seda või kui palju sa üldse kaardiga sõidad? Ei õpi seda taktikat väga palju, aga kaardiga sõidan küll päris palju. Mis see taktika siis sinu puhul täna oli? Kuivemaga sõita saada. Et ootasid, kui ilm läheb paremaks, et siis saad korraliku ajakirja? Jah. Ja see õnnestus?
väga hästi õnnestus. no sa oled tegelikult läbi hooaja sõitnud siin sarjas kuidagi nii-öelda ka suhteliselt korra oled poodiumil lausa, korra jälle ei ole, korraga seal tagapool, miks ta siin mõnda ebastabiilselt on läinud? Mõni rada lihtsalt ei istu. See rada sulle meeldib siin? No mitte nii väga kui teised rajad. Mis rada sulle meeldib? Näiteks FK ja Unibet meeldisid. Üks etapp veel ja tuleb lõpuni panna. Jah. Mattias Ojapõld on 4. ja imelise päeva teinud Patrick Õiemets 5. Tema nimele jääb ka päeva kiireim ringiaeg. T-finaalist alustanud sõitjale ei jäänud poodium lõpuks väga kaugele. No sina tegid täna, võib öelda lausa imesõidu T-finaalist siia päris vaata, et poodiumil üks koht jäi puudu. Kuidas see sul ikkagi õnnestus või mis täna nagu pahasti läks, et sa üldse nii kaugelt alustama pidid? Kvalifikatsioonis oli see, et me pidime sõitma märja rajaga, aga need teised said sõita põhimõtteliselt kuivaga. Ja siis pidin alustama T-finaalist. Sellepärast jäi aega alguses kvalifikatsioonis kehvaks? Jah. Palju sa üldse kaardiga sõidad ja milline su taust on kaardi suhtes? Ise ma sõidan võistluskaardiga, üritame käia isaga vähemalt nädalas korra trennis ja lihtsalt käime võistlustel ja harjutame. Aga see sari, kuidas sulle tundub? No siin on lõpus niimoodi, saab palju võidu sõita. Kindlasti reeglid on hästi karmid siin, et ma sain päris mitu hoiatust. Noorema vanusegrupi arvestuses oli etapivõitja Mattias Ojapõld, teine Ramon Vlassenko ja 3. Oskar Lukas Lausing. Ennem suurt finaali juhib üldtabelit Mattias Ojapõld 452 punktiga, siis Kaur Koreinik 440, Sten-Erik Silt 360, Ragnar Simuland 305 ja 5. Gregor Tamme 292 punkti. Tuleb põnev hooaja lõpp.